No nii, esimene nädal on möödas, esimesed 2 nädalat on möödas ja aeg on teha väike kokkuvõte. See aeg on olnud väga huvitav, väga keeruline, aga samal ajal väga silmi avav. Toon näite, me oleme viinud mind kaloridefitsiiti, mis tähendab seda, et ma olen toitunud hästi nii-öelda rangelt, reglementeeritult ja ma olen need asju kõiki kirja pannud. Kuigi kõiki asju on päris raske kirja panna. Nii, me paneme ühesõnaga lugu on siuke, et siin on bioloog ja ma ei saa neid asju väga kaaluda. Seega me peame neid kuidagi kirja panema ja siis me praegu siin nuputamegi, et mitu rolli, mida ma... Mitu rolli? Mitu juppi? Jah, see on juppides. Philadelphia, mis siin meil on see puhtam? Puhtam või? No, siin on nagu salat, vakamesalat. Olemas. Nii, ja siis ma panen seda ka 0,5. Davai. Aga sellegi poolest ma tunnen, et mul on fookus oluliselt parem. Küll vaimselt ma tunnen mingit väsimust ja see ei ole nagu lihtne. Aga suures pildis ikkagi ma tunnen, et mu kehale pigem meeldib see. Ja lisaks üldse, kui rääkida toitumisest, siis ma olen õppinud tegema või toitu väärtustama teistmoodi. Ehk siis ma olen hakanud ise kokkama rohkem mitte ainult oma maitsmeelt järgi, vaid lisaks ka toitu väärtust järgi. Ehk siis nüüd, kui ma teen omale süüa, siis see mitte ainult ei maitse hästi, vaid see nagu ka toidab mind kuidagi palju paremini. Ma olen palju kauem on kõht täis ja see toit on kuidagi nagu väärtuslikum. No nii, tööl pakuti täna sushid. Ja mul tuli siuks sushi isu ja ma vaatasin mingid retsepte tervislikust sushist. Ja siin on nüüd niimoodi, et siin on kurk, lahja majonees, hästi natukene väike kiht peale. Sinna läks punane sibul, kuhu peale läks avokaado, siis sinna peale läks tilli maitseaine. Sinna peale läks omakorda lõhe, soolalõhe siis seekord. Ja nüüd ma panen natukene sojakastet. Proovime. Ma mõtlesin tjunaga teha ja siis ma ostsin veel mingid spetsium sinepit, mis pidi siin sisse minema. Ma unustasin seda panna. Et ma saan kõik korra... Okei, lagunes. Oh, wow. Oh my goodness. Ma sõin just poole minutiga terve kurgi ära. Räme. Eks see on väga silmi avavalt. Trenni mõttes on olnud praegu veel, ütleme, siuke hea aeg. No nii, hommik on. Aga mingi pahandusena asi juhtud. Niimoodi, et mul on tulk täiesti paistis. Mingi neoonkiinilaadne asi on suus. Ja väljas on lumetorm. Mõtlesin korra, mis ma teen. Aga kuna ma ei taha üle lasta, siis ma lähen ikkagi kohale ja teen vähemalt mingi jalutuse. Aga jube lollil ajal juhtus see. Lähen otsima auto ülesse. Sõbrad, nagu te hommikul nägite, siis ma jäin natukene tõbiseks. Ja vähe sellest, et see esimene siuke nagu kick-off päev, et see pidi niimoodi minema. Ma tellisin Boltist omale kanafileed. Ma tellisin omale riisi ja mingid 11 väiksed asju veel. Mõtlesin läbi, mida ma meal prepin, värgid, särgid ja siis juba Bolt Food. Oi, tõime teile vale tellimuse. Ohoo, esimene asi. Kiirnuudlid. Salvestipõnn. Ikka väiksed õlleams. Ja 2 toonikut. Ma püüdsin. Ma väga püüdsin. Ma pingutasin. Aga ei, ta oli naljaks. Ilmselgelt ma lähen viin selle kellegile naabritele või keegi, kes seda ilmselt võib-olla rohkem oskab väärtustada nagu mina ja tellin endale uue desert või uurin, kas ma saan enda vana desert ette. Küll aga mulle tehti trennikava. Erga, me oleme valmis. Pahandus, suur pahandus. Millega me nüüd hakkama saime? Ma olin banaane tahtsin võtta. Banaani või? Banaani, jah. Ma tunnen šokolaadi lõhna. Kus sa tunned seda? Mul on uus parfüüm.
Ergo, me oleme pannud paika sulle ühe ägeda plaani. 6 kuud tuleb higi, verd ja pisaraid. Loodame, et seda keskmist vähem. Verd siis. Et pisaraid tuleb niikuinii. Igatahes. Alustame sellest. Mis on meie eesmärk? Tipustopini. Filmida? Mitte filmida. Kadi, mida me teeme tipustopini? Ergo hakkab jooksma. Ma eelmine aasta jooksin ka kaameratega. Ja ka proovime äkki see aasta 3 distantsi teha. Me oleme jaotanud ära kogu selle tegevuste plaani siis 6 kuuks. Teil on actually mingi tabeli värki tehtud. No, midagi. Väga hull, ma ei oodanud midagi sükest. Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni. Ja nende 6 kuu jooksul hakkab sinu treeningkava välja nägema just täpselt selline. Aha. Alustame jaanuaris siukse kerge, hästi rahuliku tõusuga. Tõusupiik hakkab aprillis, mais tulevad arvatavasti esimesed pisarad ja siis tuleme tagasi, kus me võtame rahulikult. Kuidas tundub? No mitte väga hea, mulle meeldib süüa, nad ei peata aru saama. Me oleme sellest aru saanud, Ergo. Kuidas sa aru saate sellest saanud? Ja vaikselt läheme juba sinna sisse ka, ma olen teinud esimesed jooksusammud ja esimesed trennid, aga mis on kõige põnevam minu jaoks on see, et ma olen hakanud tõlisuprust tegema. No nii, sõbrad. Käes on imeilus pühapäev. Selja taga on 3 kontsertit. Eile oli 1 kontsert, üleeile oli 2 kontsertit. Nende käigus söödud on igasugust jama, mis sa alati midagi pole teha see kiire tempo juures. Nädala sees suudad ilusti kalorid järgida, oled defitsiidis 2300, aga lihtsalt on nii kiire. Pilt hakkab silmest juba ära minema, kõht on nii tühi ja siis tuleb teha mingi kiired otsused, kiired lahendusi, mis ei ole väga head. Aga midagi pole teha, ülejäänud nädal on olnud korralik. Aga täna annab tunda see, et eile sai mingit jama söödud. Aga nüüd me oleme ujuma, üliilus ilm, mingid mõned miinuskraadid. Nii et lähme teeme väikse sultsu. Nii et kindlasti ma hoian teid nüüd kursis, mis saab järgmine 2 nädalaga, sest palju põnevat on ees, hakkavad juba karmimad trennid. Seega, olge minuga.